Lugupeetud kolleegid, head sõbrad. Ma mõtlesin, et võib-olla võiks paari sõnaga tutvustada linnaehituse ajaloo lühikursust, mis podcastidena on nüüd teie ees. Need on tehtud Arhitektide Liidu loomestipendiumi toel ja ma olen lugenud neid viimased 10 aastat Eesti Kunstiakadeemias. Ja võiksid nad huvi pakkuda eelkõige kuulajatele, vaatajatele, kes on lõpetanud Kunstiakadeemia rohkem kui 10 aastat tagasi, sellepärast et nooremad inimesed võib-olla on osa materjaliga siiski juba tuttavad. Linnaehituse ajalugu on siin esitatud lühikursusena. Paradoksaalselt iga linnaehituse ajalugu, ükskõik kui lühike või pikk ta ka ei oleks, on alati lühikursus. Lihtsalt linnade ehitamine, linnade planeerimine ja seejärel ka linnade kasutamine on niivõrd keeruline, pikaajaline ja nii palju inimesi haarav protsess, et seda ammendavalt kirjeldada ajaloo seisukohalt on pea võimatu. Sellepärast jäävadki kõik linnaehituse ajalood tegelikult lühikursusteks. Ma mõne sõnaga räägiksin ka selle loengu saamisloost ja nende loengute edasisest saatusest. See oli kusagil 2000. aastate algul, kui Kunstiakadeemias loodi urbanistika osakond. Ja arhitektuuri üliõpilastele on arhitektuuri ajalugu loetud pidevalt sellise suure tervikliku ainena, kus linnaehitus, linnaehituse ajalugu, arhitektuuri ajalugu, üksikobjektid, nende vaheline ruum ja ansamblid, kõik moodustavad ühe terviku. Arhitektuuri ajalugu on väga raske lugeda ilma linnaehitust vähemalt sissejuhatavalt puudutamata. Aga urbanistidele oleks vaja tookord olnud ühte sissejuhatavat, küllalt lühikest linnaehituse ajalugu. Ja nii me palkasime professori Skandinaaviast sel hetkel küllaltki suure tasu eest ja ta pidas need loengud urbanistidele ära. See oli veel Pikal tänaval vanas Kanuti gildimaja saalis. Ja ma käisin ka neid loenguid kuulamas. Ja siis mulle tundus, et ma tean peaaegu et kõike, mida seal käsitletakse. Ja nii järgmine aasta ma tegingi juba ise need loengud, võtsin selle materjali, mis mulle tundus vajalik. Ja nii tekkis selline 6-9 loenguline tsükkel, mida võibki nimetada sissejuhatus linnaehituse ajalukku. Ja hiljemgi kasutasin seda, kui ma olin juba Kunstiakadeemiast eemal, käisin siiski lugemas nädala kaupa, lugesin linnaehituse ajalugu ka arhitektidele siis. Ja oligi selline 6-loenguline tsükkel, arvestades, et muude ajalugude sees linnaehitusest ka räägitakse. Et selline on selle loengu saamislugu. Nüüd on ta valmis siin teie ees, võtab ajavahemiku enne antiiki ja lõpetab kusagil 16, 17, 18 sajand. Lõpust siis on väga skemaatiline. Lisaks on nende podcastide juurde pandud minu hea tuttava ja kolleegi arhitekt Adria Carbonelli loengud hilisemast linnaehituse ajaloost, võiksime öelda kaasaegsest linnaehitusest. Eelkõige see puudutab Barcelonat. Ja Barcelona selles mõttes võtabki võib-olla kokku need loengud oma modernistlikus täiesti uues käsitluses. Nüüd võib-olla peaks ka mõne sõnaga puudutama arhitektuuri ja linnaehituse ajaloo erinevusi. Ja tõepoolest need on olemas. Kui me tahaksime arhitektuuri ajalugu iseseisvalt õppida, siis see on täiesti võimalik. Enam-vähem me teame suuri ajastuid, neid on lihtne igalt poolt vaadata, läheme kohale, uurime neid objekte, arhitektuurseid objekte, ehitusi, maju, nende vahelist ruumi, ansambleid ja meil tekib suhteliselt hea etteküjutus arhitektuuri ajaloost. Seda enam, et arhitektuuri ajalugu ikkagi on elav organism, ehitused muutuvad ühest olekust teise, igal ajastul pannakse midagi juurde.
et võib-olla, et isegi avaldub arhitektuuri ajalugu oma rikkuses, detailirikkuses, kui me niimoodi vaatame arhitektuuri ajalugu. Linnaehituse ajalooga on aga hoopis teisiti. Linnaehitust on pea võimatu iseseisvalt vaadata. Ka alustada linnaehituse ajaloo kirjeldamist sellise akadeemilise loengusarjana on peaaegu võimatu iseseisvalt seda teha. Eelkõige sellepärast, et linnad on nii keerulised ja eeldavad spetsiaalseid uurimusi. Tänapäeval natukene on olukord leevenenud seetõttu, et Google Earth ja Google Maps näitavad meile linnu juba väga heas resolutsioonis, väga uhkete aerofotodega. See teeb olukorra natukese keerulisemaks, aga teadmata ikkagi selle linna struktuuri olemust on sealt ka tihti väga raske midagi välja lugeda. Küll aga lisaks nendele loengutele, mida ma praegu tutvustan, soovitaksin ma küll vaadata Google Earthi virtuaalreaalsuse varianti ja sellega on võimalik tõepoolest üsna lähedalt ja detailselt, ruumiliselt uurida kõiki neid objekte, mida siin põgusalt puudutatakse. Nüüd, nagu öeldud, siis linnaehituse ajalugu ei ole võimalik tühja koha pealt hakata õpetama. Õnneks Tallinnas on meil olemas Zoobeli raamatud ja neid ma olen kasutanud, me oleme neid välja andnud Kunstiakadeemias ja võib öelda, et Tallinn on selles mõttes õnnelik metropol, üks suuremaid keskaegseid Põhja-Euroopa linnasid. Tal on kõik linnale iseloomulikud omadused on tal olemas ja Zoobel on nendes kahes raamatus siis Tallinn Reval keskajal ja see teinegi raamat, mis võiks olla kõigil arhitektidel nende raamaturiiulil, Tallinn Reval keskaegsed kindlustused. See on nii eesti kui inglise keeles välja antud ja kui esimene raamat käsitleb sellist üldist kontseptsiooni Tallinna kujunemisest, mis oli ka kõige viimane, siis oma elu lõpuks Zoobel oli tõesti aru saanud absoluutselt selgelt, mismoodi Tallinna linn on kujunenud ja millistest struktuuriosadest ta koosneb. Aga sissejuhatavalt on see raamat siis esimeste hulgas. Teine raamat, Tallinn Reval keskaegsed kindlustused, see on juba väga detailne ülevaade linnamüüri kujunemisest, linna erinevate osade kujunemisest, linnatornide kujunemisest. Peaaegu, et esimesest kuni 4.–5. etapini tornide puhul on see kõik läbi vaadatud. Muidugi need raamatud on liiga põhjalikud ja paksud, et neid ühe korraga lugeda. Seetõttu võib ka neid soovitada lisamaterjalina siis, kui jalutate Tallinna linnas ja tekib mõni huvitav koht vanalinnas, siis Zoobeli raamatutest on seda väga hea vaadata. Selliseid põhjalikke linnaehituslikke käsitlusi, mis ühelt poolt haaravad kogu linna ja teiselt poolt on see linn ka nagu piisavalt haaratav, on maailmas suhteliselt vähe. Nüüd nende loengute jaoks olen ma kasutanud ka ühte üleüldist materjali ja see on professor Spiro Kostovi raamatud linnaehitusest ja arhitektuurist. Ma arvan, et Spiro Kostov on võib-olla, et tänase päevani jäänud üheks autoriteetsemaks autoriks minu jaoks linnaehituse ajaloos ja neid raamatuid ma lühidalt ka podcastide alguses tutvustan. Zoobeli raamatutega on veel see tore lugu, et ma olen neid pakkunud väga headesse raamatupoodidesse, spetsiaalselt arhitektuuriraamatupoodidesse Brüsselis ja Londonis, jätnud sinna näidised ja kõik on vaadanud ja tõesti tunnistanud, et see on üks väga hea raamat, aga ometi ei ole seda tellitud. Kunstiakadeemia müüb seda suhteliselt hästi, seda peetakse üheks paremaks raamatuks, mis Kunstiakadeemia raamaturiiulilt leida on, siis kui me tahame seda otseselt ka osta. Aga ometi on jäänud selline natukese näriv tunne, et see raamat ei ole leidnud piisavat tähelepanu. Ja selle tähelepanu saavutamiseks ma olen mõelnud, et tegelikult tuleks sellest teha üks digitaalne väljaanne. Aga see ei ole leidnud nagu heakskiitu ei Kultuurkapitalis ega ka Euroopa fondides, kust ma olen selle jaoks raha küsinud.
aga minu kujutluses oleks see siiski täiesti uus väljaanne. Sellesama tekstipõhjaline, aga täiesti uute illustratsioonidega. Digitaalne väljaanne, mida oleks võimalik iPadi pealt vaadata. Ja sellisel juhul ei oleks see väljaanne mitte ainult raamat, mis on PDF-i või digitaalse mõne muu e-raamatuna välja antud, vaid ta oleks selline teadmiste kogum või inglise keeles ma mõtlesin sellele isegi päris hea nimetuse välja, thematic knowledge hub, kus on sees viited, need viited, mis Zobelil on erinevatele piltidele, kaartidele, mul oli isegi kokkulepe arhitektuuri fotode osas, foto- ja kinomuuseumis, linnamuuseumis. Praegu on kõik arhiivid juba olemas, et me saaksime sellest raamatust nagu otse arhiivi lehele, kus need kaardimaterjal on väga hea lahutusvõimega, mida on pea võimatu trükitud raamatus esitada. Ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis avaneb sealt arhiivist avaneb sarnaste illustratsioonide, sarnaste gravüüride või kaartide terve galerii. Ja neid oleks võimalik vaadata nagu paralleel maailmana, Zobeli poolt kirjutatud ja kirjeldatud maailmana. Aga kahjuks on see veel tegemata. Ka on tegemata Zobeli 3. raamat, mida ta ei jõudnud kirjutada, mis on aga küll Tallinna linnaarhiivist Zobeli arhiivimaterjalide hulgas täiesti teostatav. Seal on 2 käsitlust uusaegsetest kindlustustest, muldkindlustustest. Keskaeg peaaegu lõpeb siis sellise radikaalse üleminekuga vertikaalkaitsesüsteemist horisontaalkaitsesüsteemile. Ja seal eelkõige on selleks põhjuseks püssirohu operatsionaliseerimine ja selle laialdane kasutusele võtta. Ja me näeme, kuidas Itaalia kindlused lähevad ikka paksemaks ja paksemaks, siis tekivad bastionid, ümarate nurkadega bastionid, et sealt ei oleks võimalik nii lihtsalt nurki ära purustada kaurikuulidega ja see kogu maailm muutub. Selle kohta on Zobelil 2 väga head ülevaadet Tallinna linnast, mis ka võiksid olla täiesti selgelt välja antud eraldi raamatuna, et see oleks kättesaadav kõigile. Selline võiks olla siis nende loengute või podcastide saamislugu, mis teie ees on. Nüüd mul on siin veel üks raamat, mida ma peaksin ka tutvustama, sest ma olen seda kasutanud. See on Norman Davies Europe A History. Ja see on selline paks raamat, kuid tema eeliseks on see, et siin on suhteliselt kokkuvõtlikult antud meile üleüldine selline maailma liikumine Euroopas, mismoodi sõjad juhtusid, mismoodi kultuur arenes, kõik selline väga selgelt ja ülevaatlikult kirjeldatud Euroopa ajalugu. See on ka hädavajalik materjal selleks, et ajaloolist tausta siduda mingisuguse selgrooga, milleks siin siis on Norman Daviese Euroopa ajalugu. Ja ma pean siinkohal ka ühe märkuse tegema, mis võib-olla on täiesti ajakohane. Kui meie õppisime omal ajal arhitektuuri ajalugu, siis see oli Nõukogude ajaloo kirjutise surve all ja sealt oli religioosne maailm oli täiesti välja lõigatud. Aga hiljem ma olen tähele pannud, et see maailm on ka mõnevõrra moonutatud Lääne-Euroopa akadeemilises kirjanduses, kus 68. aastast tuli võimule siis selline vasakpoolne ja modernistlik maailmavaade paljudes erinevates distsipliinides. Ka see jättis religioosse maailma mõnevõrra kõrvale. Mis aga Norman Daviese raamatus väga selgelt välja tuleb, on see, et kui me Bütsantsi vaatame, võib-olla isegi teokraatilise riigina, siis Lääne-Rooma, päris Rooma impeerium, keskkohaga Rooma linnas, igaveses linnas, on ka tegelikult olnud hilisemas väljaandes religioosne impeerium. Ja see on tihtipeale kõrvale jäänud ja ei lase meil näha Rooma
sellist järjepidevat traditsiooni. Frangi keisririik oli tegelikult juba kristlik keisririik, sellele järgnes Ottode keisririik, Püha Rooma keisririik Saksa rahvale, kus esimest korda natsioon kõlab sellises pahaendelises häälduses ja hiljem teisedki impeeriumid, et ka siin on väga selgelt näha, kuidas see Rooma impeerium, mis muutus kristlikuks ühel momendil, kuidas see imperiaalne ja samal ajal ka religioosne mõte Euroopas püsib ja püsib väga kindlalt Euroopa Liidu tänase päevani. Et seda ma olen püüdnud ka võib-olla nendes loengutes nagu tähelepanelikumalt vaadata, et see Lääne-Rooma keisririik sugugi ei hävine 5.–6. sajandil, nii nagu meile tundub, vaid kultuurilise ja poliitilise institutsioonina taaskord kerkib. Ja paari sõnaga ka nende loengute edasisest saatusest. Eelmisel aastal ma lugesin Kunstiakadeemias ühe vaba aine, mille nimi oli History of Urban Matters. Ja see oli tegelikult linnaehituse ajalugu, mis sai võimalikuks pärast seda, kui pandeemia oli juba järele andnud ja mul oli võimalus Peloponnesuse poolsaarel teha pilte antiiksetest Kreeka linnadest ja vaadata neid tähelepanelikult ilma turistideta, mis võib-olla ongi ükskord elu ja jooksul juhtub, kus tõesti on võimalik teha antiiksest maailmast, klassikalisest antiigist ja geenest, vanemast Kreeka kihistusest pilte, nii et need on täiesti vabad juhuslikest turistidest. Ja neid loenguid tuli kokku 20 ja see on podcastideks tegemata, see on tõsi ingliskeelne sari, aga alates sellest aastast ma katsun seda integreerida Kunstiakadeemia uude linnaehituse ajalukku. Ja ka see jääb nüüd natukese kõrvale meie podcastidest, kuid ma lihtsalt etteruttavalt ütlen, et siin on tõesti põnev vaadata koha peal kogu seda maailma ja alati on meile õpetatud mulle ja raamatud ja mina teilegi võib-olla, et kreeklased ei tundnud võlvi. Mitte midagi taolist. Võlv on täiesti olemas, kusagil 4.–5. sajandist enne meie aega on võlvitud käigud täiesti olemas. Lihtsalt need ei peetud vajalikuks kasutada, sellepärast et kogu käsitluslaad Kreeka ehituses ja templimaailmas on hoopis teistsugune. Veel, mis silma torkas, vaadake, ka see on nagu võib-olla sellise modernistliku ajaloo kirjutuse selline tegemata jätmine või rõhutamatus, et kõik 3 ehituslikku maailma, mida antiiksed kreeklased kasutasid, siis staadionid, teatrid ja templid linnade südames, kõik on tegelikult religioosse iseloomuga. Et ka sportmängud kõik olid pühendatud jumalatele ja see religioosne maailm jookseb kogu sellest ehituslikust maailmast läbi ja on selle tähenduse osaks. Nii et selline rikkalikkus on tegelikult aegade jooksul sellest ajalookirjutusest kõrvale jäänud. Ja muidugi, kui me vaatame Kreeka linnu ja võrdleme neid Tallinna vanalinna või isegi kas või Tallinna Sarasega, siis peab ütlema, et need olid võimsad, need olid tõesti tohutult suured. Ajalooraamatutest ja filmidest ei tundu see niimoodi, aga koha peal käies ja vaadates see on erandlikult võimas. Soovitan kõigile Peloponnesuse poolsaart külastada, eriti tema ajaloolisi linnu nagu Arhaia, Korintos, Epidauros, Olümpia ja loomulikult ka Ateena. Ja selle lühikese sissejuhatuse tahaksin lõpetada täiesti uue mõttega. Sellist ajalookäsitlust, nagu me siiamaani oleme tarvitanud ja tarvitame võib-olla veelgi mõni aeg edaspidi, ei ole väga kauaks seoses digitaalse reaalsuse tulekuga ja AI-de ehk siis tehisintellektide võimsa arenguga
jõuame me varsti olukorda, kus kõik, mis inimesed teada võiksid, ongi teada. Ja siis muutuvad kõik need käsitlused kardinaalselt. Lubage mu sellega lõpetada, head kuulamist ja vaatamist.